Jah, härra eesistuja, kolleegid ja vaatajad ja jälgijad. No nagu ma oma küsimuses ka juba tõstatasin selle teema, et meil see Rail Balticu ehitamine käib juba siin peaaegu 1,5 kümnendit. Aga raudteed ei ole. Raha on pandud magama miljardites. Nagu me kuulsime praegu härra Ernitsa käest, mingi 1700 inimest istub palgal, nad on kindlustatud, nad mitte millegist ei vastuta. Täitsa huvitav, millega nad tegelevad. 1700 inimest lähevad hommikul tööle, ütleme, et kella 9, töötavad palehigis kella 5-ni ja resultaati ei ole. Ja niimoodi juba enam kui 10 aastat. No see on ju ennekuulmatu, kulla sõbrad. Kulla minister, see on ennekuulmatu. Ja ma meenutan siin ühte väikest ja tõesti ebaolulist seika. Esimene Eesti Vabariik sündis pärast seda, kui sakslased 1918 lahkusid, olles Eesti sisuliselt paljaks riisunud. Paljaks riisunud. Kõik sead ja lehmad, keda vähegi andis maha tappa või kaasa võtta, tapeti maha ja võeti kaasa. Vili võeti kaasa. Inimesi võeti kaasa. Ja seesama Eesti Vabariik, mis sündis 1918, kümnendi lõpuks, 1920. aastate lõpuks, ehitas välja üle kogu Eesti territooriumit katva kitsarööpmelise raudtee võrgustiku. Vähem kui 10 aastaga. Aga millega te hakkama olete saanud? Reformierakond tegi Eesti korda. Oi kui tore. Oi kui tore. Kaske, tegime Eesti korda, kaske. Rahvalt koorisime naha maha, kaske. Laulame rahva laulu lausa ja tantsime ka selle juurde. Et vaadake, siin on poliitilise vastutuse ja ametkondliku vastutuse küsimus. Need inimesed, kes ehitasid välja kogu Eestit katsva kitsarööpmelise raudtee võrgustiku, tundsid seda vastutust, mis neil oli, tundsid seda ootust, mis neil oli, tahtsid anda oma panuse maksimaalselt, et Eesti majandus käima läheks. Aga meil rahva rahaköis, las lohiseb. Ja ma küsisin, kui mitu miljonit olete te võtnud ära minu raha, minu laste raha, minu lastelaste, täiskasvanud lastelaste raha. Kui mitu miljonit te olete selle projektiga võtnud ära iga Eesti inimeste raha, mis on sisuliselt kuskile mutta tambitud. Mina ei oska seda peast praegu välja arvutada, aga see on miljonites, iga hinge kohta miljonites selle aja jooksul. Ja te ütlete selle peale, aga 80% sellest on Euroopa Liidu raha. Kuule, Euroopa Liidu raha on ka meie raha. See on meile, Eestile antud raha. Selle eest me peame saama avalikke teenuseid. Sellest me peame saama infrastruktuuri arendust. Aga me ei ole saanud. See on täiesti võltslohutus, et see on Euroopa raha. See on meie raha, kullamees. See ei ole Euroopa raha. Me armastame ju korrutada kogu aeg, et me oleme ka Euroopa. Ja kui me oleme Euroopa, siis järelikult see on meie raha. Mitte kellegi teise 3., 4., 5. raha. Ja isegi kui me selle 80% maha võtame, siis ka see 20% on nii suur raha, et te olete kõikide meie käest riisunud ära miljonites. Miljonite eest on inimestele jäänud saamata palkasid, sotsiaalseid tagatisi, infrastruktuuri arendamist, kindlustusi, mida kõike. Aga keegi, Kuldar Leis, minister, keegi on selle raha saanud. Kes on selle raha saanud? Kes on saanud need 100 miljonid miljardid? Mis ta on nende rahadega teinud? Mida ta on andnud ühiskonnale vastu selle eest, et ta need rahad on saanud? Vot see on ikka tegelikult täiesti kriminaaluurimise asi. Paluks paar minutit lisaaega. 2 minutit lisaks, palun. Et minu abikaasa küsis, et kas see on kriminaalne. Ja minister vastas väga lakooniliselt, ei ole. Aga mina ütlen, et see on kriminaalne. See on kriminaalne, et me oleme enam kui 10 aastat kulutanud miljardites raha projektile, mida ei ole. Ja need miljardid on keegi saanud.
ühiskonnale tegelikult vastu andmata. Et see on kriminaalne. Ja ajakirjandus on meil õueajakirjandus tänapäeval üha rohkem ja rohkem korrumpeerunud ja kinni makstud ja ideoloogiliselt aktivistlik. Nii et ajakirjanduse peale ma ei loodaks Eesti Vabariigis. Mulle on jäänud mulje, et meil Riigikontroll siiski püüab täita oma rolli, ehkki võim püüab talle seda nii hapuks teha kui vähegi võimalik, aga Riigikontroll, mulle on jäänud mulje, ikkagi püüab. Nii et tegelikult Riigikontroll peaks võtma ikkagi algusest peale kuni tänase päevani, mis summa on läinud mille peale, kes on selle summa saaja, kes on kasu saaja, kas see on investeeritud, kui see on investeeritud, missugune on see investeeringu kasum ja nii edasi, nii edasi. Siin ei ole ju mingit raketiteadust, taevas hoidku küll. Kõige lihtsam raamatupidaja, väike firma raamatupidaja saab ka sellega hakkama. Aga ei tehta, ei tehta ja tuimalt taome edasi. Lätlased meie poole ei ehita raudteed, meie taome edasi kiirrongiga Iklasse, ooperisse, üherealise kiirrongiga. Ma ei tea, kui sealt tagasi hakkame tulema, siis põrkame kokku teise rongiga, mis läheb järgmist etendust vaatama või. Et see on nii naeruväärne kõik, et tõsise näoga tulla rääkima siin ja räägib meile peaminister sellest ja räägib meile üks minister ja teine minister ja kolmas minister. Vaadake, Karl Ernst von Baer kirjutas toreda raamatukese eestlaste endeemilistest haigustest. Ja üks eestlaste endeemiline haigus, ja see on väga selgelt välja tulnud, eriti viimase 5 aasta jooksul, on lapsemeelsus. Lapsemeelsus ja selline kujutelm, et seni kuni otseselt minu taskusse ei ole kätt pistetud ja sealt minu 5 eurost välja võetud, ei ole ma kahju kannataja. Kui see on riigieelarvest läinud, siis pole minu asi. Mis sellest, et ma olen selle võrra ka vaesemaks jäänud. Aga vaata minu taskust, kui te tulete võtma otseselt seda viimast 5 eurot ära, siis ma pahandan. Aga seni, kuni te võtate 5 miljonit minu taskust ära riigieelarve kaudu, see pole nagu minu asi. Vaadake, see on lapsikus. Ja kahetsusväärselt meil ministrid esindavad seda sama lapsikust. Aitäh! Aitäh!